No nii. Tere, Raul. No tere. Tere, Raul. See on küll nüüd selle saate teine katsetus, sellepärast, et esimene saade sai 10 minutit käia ja siis jooksis kõik kokku ja võib Facebooki peale tege olla ka tühja, sest et siis teeme eraldi lihtsalt salvestuse ja siis võib-olla ongi vähe pingevabam ka, et keegi ei jälgi meid pealt ja siis saame pärast üles panna ja siis tagantjärgi kommenteerida ja nii edasi. Räägi, Raul, kes on voodoo-nõid? Mida teeb voodoo-nõid? Kas sa torgid nukke ja siis teistel on kuskil tunda seda või millega sa tegeled? Kes on voodoo-nõid? Otse mina ennast, voodoo-nõid on hakanud liiga palju öelda minu kohta, et selles mõttes on ju ajakirjanduse poolt pandud tiitel, mida on kasutada rohkem irooniliselt. Kuigi üks meil ühine tuttav nõid on öeldud, et ma olen vähemalt 3 eelnevat elu olnud kunagi voodoo-nõid. See selleks. Hakkab jälle pihta, et see on nagu mingi jada, mida pidi käib. Ma olin siis nõid ja siis olin jälle nõid. No, aga kui eelmine aasta oli see Mustad elud loevad, oli teema, et valged ei tohiks afropatse kanda, kuna valged ei süvene Afrika kultuuri ja see oleks solvamine, siis tegelikult ega minagi voodoosse nii sügavasti ei lähe, kui nemad õigesti. Samas on selline kogemus, et Facebooki voodoo grupp ja leidsin paar sellist originaalset Afrika juttu, mis ka samad tegelevad. Nagu voodoos on, panen sinna, et kas on teiste vaimulendite kohta samasuguse jutt ja siis tundus, et nad ei tea Afrika kultuurist mitte midagi. See ongi kuradi tavaline siuke iroonia, et need, kes karjuvad, need ei tea, mille üle nad karjuvad. Just. Ja siis mõtlesingi, et äkki peaks mõne uue tiitli välja mõtlema. Rakvere nõid juba on, aga äkki võiks linnaosa nimeme panna, et Kondivalu nõid. Kondivalu kõlab nagu väga kurja kuulutavalt. Kõlab nagu füsioterapeudi juurde. See saab väga valus olema ilmselt. Ja siis jälle sama ühine tuttav saatis kirjutas mulle, et tema juurde astus välja üks noor tšikk, kes endaga pauksis. Ja andis tšikile minu kontakti, kuna mina saavad noorte tšikkidega hästi hakkama. Ja siis mõtlesin, äkki oleks Kondivalu tipilausu ja see õige tiitel. Kondivalu tipilausu. Nagu voodoo-nõid on Eestis unikaalne, see on nagu seda nagu trumbata on väga raske, aga Kondivalu tipilausu ja see oleks nagu juba järgmine level. Just. Selle pea eriti turundus ka tegema. Ei pea. Ja siis, kui sa oled ammu ära surnud, siis ongi kuskil on nagu see tahvel. Siin kunagi elas Kondilausu ja tähendab Kondivalu tipilausu. Füsioterapeud, see on tegelikult õige värkus, sest et linnaosa sai nimetus sellest, et see Rakvere sissesõit seal oli väga künklik ja kui sa Rakveresse jõudsid sisse, siis oli Kondivalu valus. See on tore. Päris vahva. Kaua selle voodoo asjaga sa tegelenud oled juba? 20 aastat just. Ma ei eks. Kas 28 kui olin, hakkasin tõsisemalt tegelema 20 aastat. Päris pikk staas ikkagi. Kas see on sul põhitöö või sul on midagi muud veel kõrval? See on mul põhiline. Põhitöö? Jah. Päris vahva. Kuidas siis on nagu voodoo-nõiad ja surm ja teispoolsus käsikäes? See voodoo on nagu veits nagu ära leierdatud siuke termin, sellega on nagu see probleem, et see kuvam, mis ta ümber on, mis on nagu et siuke. See on huvitav jah, sest ta on nagu nii kahetahuline tegelikult, et kui mingi hetk ma istusin ka maha ja hakkasin nagu täiesti kurssi viima ennast, mis asi see voodoo on. Ma ikka üllatusin päris tõsiselt, see on ikka hoopis midagi muud, mis on see arusaam sellest, et tänapäeval ongi nagu arusaam sellest, et torgime nukke nõeltega, kellegile tekitame siin südamevalu, kellegile põlvevalu, kellegi elu keerame sellega tuksi, on ju. Aga tegelikult on voodoo täiesti ju, issand, see on siuke seestumise pidu jumalatele, siuke kingitused ja see on tegelikult religioonis ja nendest. Ja see, mida meie siin tunneme voodoo all, see on ainult rahvamaagia. Ja mis sisuselt ei eri tegelikult meie ega vene rahvamaagist üldse. Ja nagu senist ütlesid, et kui on keppi vaja ja kui on raha vaja ja suksed nagu praktikat selle saab. Sellepärast mulle võib-olla voodoo selles mõttes meeldib, et sa võiks otse välja asju, et siin võib mul mingi tädike tulla rääkida, et tema tahab mingi vaimset meest saada. Kui küsid, kui äkki tahad keppi saada hoopis, siis ma olen juhtus paha inimene selle aega. Näha tegelikult tahaks, eks ju. No midagi, mida sa teed, mida sa teed? Eks see nõiandus ja see asjade väljaütlemine tegelikult käivad käsikäes. See on niisugune
flippeer, vaata, kui naine naisele ütleb, et kuule, tegelikult on sul siin meest vaja üldse teisel põhjusel, on ju, siis on see, et kuule, kurat on jah, vaata. Aga kui meesterahvas seda naisterahvale noh, mis sa tahad nii panna või? Siis on see, et pervert oled. Oota, aga ma mõtlengi, et sa pigem tegeled voodoo selle rahvamaagia osaga kui selle religiooni osaga. jah, just, et nii-öelda maailmavaatelt ma olen pigem maausuline. või no ma ei saaks öelda, et ma päris maausuline olen, aga midagi sinnapoole. Mis sa mõtled selle all? No meie omad need ohvriallikad, pühapaigad, iied. Jaa, ma mäletan ka, kui ma viimane kord vestlesime sinuga, siis sa rääkisid, kus sa justkui nagu kombineerid erinevaid asju kokku. Jaa. Erinevaid nagu traditsioone. Ja voodoo on veel see pulgasi, et üks tuttav Soomes rääkis, et no et ka see šamaane värk, et räägib soomastele, et teil oli ka kunagi selline asi. Okei. Aga öeldakse, noh, tead, Venemaal on meie hõimlad samamoodi, Venemaa, et siis on võõras juba ja see on tähendab midagi. Et voodoo's paned ka kombineerid seal meie oma rahvamaagat voodooga, siis töötab natuke võib-olla paremini isegi. Tänapäeva urbaniseerunud, globaliseerunud ühiskonnas. Aga kuidas sellega on, sest mul on enda selline arusaam üldse nende erinevate voodoo sarnaste praktikatega, et nad pigem töötavad siis, kui inimene usub teataval määral selle töösse. Ei pea uskuma. Uskumine on väga teadlik tegevus. Et sa võid mõelda küll midagi, mis iganes, eks, aga kui sees see asi ei tööta, siis on jama juba. See on nagu need kividega, et inimesed ostavad, igasugused targad räägivad, üks kivi on selle tähendusega, see tähendusega, kõik nad enda arust usuvad, aga nad ei tööta ju. Heal juhul, noh, et see töötab selle põhimõtteliselt autoriteedi pealt, et tark on öelnud, siis asi töötab. No ja. Ja siin on ka nii, et võib-olla 100, võib-olla 10 veel töötab, eks ju, ülejäänud kapuvad ringid, kus tööle panna. Aga miks ta seal 10 töötab? No see oli näide lihtsalt. Ja, see oli hea näide selles suhtes, et ma mõtlengi, et kas see siis... siis on inimese nii-öelda jaoks see autoriteet on sobiva. Aga kivimaagia kui selline... Mina sellest aru ei saa mitte midagi, et see on nagu võtad kivi ja hakkab kohe, noh, kas tõuseb või tuleb või mida iganes. No näiteks ma soovitan üldsegi, et tahad kivi, siis tee taotlust, et sulle vaja kivi selleks, meil looduses leiama see kivi, eks ju. Taotluse põhjal nagu. Jah, et ja idee järgi võiks nii, et paned inimesed silmad sead kinni, paned need kõik need sadalevad kivid ette, et võtta nüüd üks, sul on selleks vaja kivi võtta üks, eks ju, ja võtab ühe. Ja siis ta silma lahti avastab, et näed, targad inimesed ütlevad, et see kivi on hoopis teiseks asjaks ja see asi enam ei tööta. Aga põhimõtteliselt ta peaks töötama hakkama. Et see on võib-olla ütleme 1000 ühe jaoks töötab, eks ju, selline variant. Ja. Kurat, selles mõttes ongi ju, noh, see on ju ebamugav, et sa pead välja mõtlema, mida sa üldse tahad ja nii edasi. Et kiviga on ju lihtne, sa lähed sinna esopoodi ja siis sul on selles karbises on kivid, mis toovad raha. Selles karbises on kivid, mis toovad seda. Sulle justkui nagu öeldakse ette. Küllust, jah. Et sulle öeldakse ette, mida ta teeb ja siis sa nagu validki nagu selle järgi. No ma tahan natukene seda saada. Ma ei teagi, kuidas kiviärk käib, et sa lähed nagu justkui nagu mingi kotikesega. Kividest töötab paremini see, et kui tahad raha, mine pangakontorisse, kui seal on potilillet, võtta peotäis pott, mulda pane oma tasku, mine koju, pane oma lillepottid, et palju paremini kui ükskõik, mis on kivi. Et seal, kus on, et... Jah. Kuule, seda võiks täitsa... Nipp on, kes peseb ennast sularahaga, nagu mina õpetan. Kes õpetab, et võtta kaasa pangas potidile mulda. Ja need on ka nii, et kord töötab, kord ei tööta. Et ühel ka soovitasin, et kohe tulema teenistusvärki, aga soov jäi järgi ja rohkem sai mõjunud. Äkki siis peab seda mulda juurde tooma või tal on mingisugune inerts? See ei saa minna ka egoistlikuks selle sooviga, mille jaoks sul seda raha vaja on. Just, et sul taotle just seda, miks sul seda raha vaja on. Just, niisama võtta voodi alla ei ole mõtet ju koguda. Aha, et sa taotled justkui siis nagu mingit konkreetset asja oma ellu ja raha on nagu teekond sinna jõudnud. Just. Et kui mul on uut autot vaja näiteks, siis ma lähen panka, topin taskud mulda täis ja selle mulla midagi tegema ka või? Ei pea. Kõlab juba lihtne. Põhimõtteliselt raha on, vaata, põhimõtteliselt on ju energiaga füüsilisel kujul. Oled tööl, sa kulutad oma energiat, reaalselt need kaloreid, eks ju.
ja siis tööandja sul annab sulle raha, et sa saaksid oma kalorid tagasi, energia tagasi. No, on energiavahetus. Ma ei olnudki niimoodi mõelnud. Seda küll, jah. Nii, aga lähme ikka tagasi nende nukkude ja voodoo juurde. See oli meil täna teema, seda ma tahan ikka parkida seda teemat. Nukud. Mis sa teed nukkudega? Mina ei tee nukkudega midagi. Aga kas sa õpetad, kuidas teha nukku? Jah, õpetan. Mille jaoks inimestel on nukke üldse vaja? Et kedagi mõjutada. Okei. Et kedagi teist mõjutada. Aga ise endal, kas saab näiteks nagu, kas tervist saab nagu kuidagi ravida paremaks nukkudega? Saab küll, vaata, igasugune maagia tegelikult on põhimõtteliselt töötab saanud selle põhimõttel, kui sa ise oled sellest psüühiliks valmiks. Ja nukud on samamoodi, et üks vahendid, kuidas seda saavutada. Et sa oled psüühiliselt valmis ennast psüühiliselt kruttida. See on, nagu ma mõtlen, kas see on siis just nagu mingi enda terviku olemusele füüsilise vormi andmine. Jah. Et see nagu toota nagu välja ja siin ma olen, selline ma olen. Võta lastel turvatunne. Jah, sama lugu on ka minu arust igasuguste inglitega ja vaimulenditega ja et need on ka pigem sellised asjad, mida kohta mina ütlen šamanistlikult hingeosad, meie hingeosad, et mis on konkreetse asja jaoks põhjendus, siis võtadki selle ingli, selle vaimulendi, mis sellega vastu tegeleb, siis tegeled ise endaga tegelikult nagu läbi niimoodi. Et need päris kontaktid, need on väga harva. Ma ei ütle, et neid pole olemas, aga need on väga harva. No ingli teemast ma nüüd natukene aegu hoian eemale, et siin eelmine saade sai seda käsitlitud. Mulle küll ei tulnud ühtegi mingit inglinauti või mingit ingli-tšikki minu ellu, aga ma hakkasin iseseisvalt seda ingli teemat uurima ja eks ma kunagi räägin sellest. Oho. Alpenist käib mööda mägesi ja näeb Kuritsika kohal 2 meest hõljavad. Läheb suu lahti vaatama ja siis üks ütleb teised. Kuule, et ära muretse, siin on nii tugev tõusud õhuvoolud, hüppa, istu üle Kuritsika ääre ja jätka ka hõljuma ja mees astub üle Kuritsika ääre, kukub surnuks. Ja siis teine ütleb, kuule Kaabri, peaingli kohta oli ikka täielik jubu. Aga nukkudega, isegi mul on nukud. No nii, sina ja sinu nukud. Mina ja minu nukud ja on küll tervendamine. Mina kasutan neid siis psühhoteraapiliselt, mida ma ka oma töösse toon. On sellised paredad nukud. Mul on neid erinevad 5 perekonda. Aga ühesuguste nägudega või? Jaa, neil on sellised näod. No neid võib ise kujundada selliseks teistmoodi. Ants on neid ka näidanud siin, seal ja 3. kohas neid nukke. Ja need on väga-väga vahvad nukud, nendega saab nagu nii palju tegelikult inimese alateadusest infot kätte. Miks nad erinevate kõrgustega on? See on nagu kirjaarti siis või? Ei just, siin on meil erinev, siin on vaata vanama vanaisa, ema isa, lapsed, olukord, beebi, surm, mingisugune abort, mis iganes, kuidas me seda, milleks on vaja teda panna nagu selles suhtes, et inimesi, mul on neid perekondi 5 tükki, kus saab vaadata. See on nagu üks perekond siis või? Jaa. Ja 7 on nagu mingi põhjuse pärast või? Ei, need on lihtsalt, et ma saan siia neid juurde panna, võib-olla neil on lapsi hoopis siin rohkem, on hoopis nii palju lapsi, et sellega saab lihtsalt hakata vaatama, mis inimese alateaduses toimub tema peresüsteemis, dünaamikaid. Ja niiviisi saab päris palju infot kätte inimesest, mis ta elus mingil põhjusel mismoodi on. Kurat, kas sa pead mõtlema, et vaata male näiteks. Kas nagu male, kui mingit mängu vaadata, kas sealt nagu siis peegeldub ka mingisuguseid dünaamikaid läbi? Ei, see on mäng. Kus on sul mõte see, et sa pead teiselt ära saama nuppu võtta? Male mäng või? Male, jah. Ma olen kadega praegu sissi. Male on esiteks sõjamäng üle alguleks. Seda küll, jah. Teiseks see, siin on lahe see nagu selgeltnägija. Mulle meeldib seletada nii, et 2 inimest mängivad malet. Nad ei näe päris kõiki käike, eks, aga 3, kes vaatab kõrvalt, kes mängus sees oled, tema näeb selgelt kõiki, tema ongi selgeltnägija. Nagu mulle meeldib öelda, et parim nõid tervendaja, kellega sa võid iigel kohtuda, on sinu suurim pitsis sõbranna, kes ütleb otsa välja. Ei, ma olen nõus sellega, et siin ta istub ja igast asja ta mulle öelnud on, et mida ma kõike valesti teen ja mida ma õigesti teen. No aga see on nagu ääretult tänulik, aitäh sulle. Väga hea, siis on asja eest öeldud vähemalt. Ei ole midagi, ma sain ise ka pool aastat sult nii, et
tolmas. Karma on ju. Ja eks ole, jõudis sinuni tagasi. Aga nukud tööriistalast on ikka läbi ajal alati olnud on. Mõtlen päris vist enne muistsel ajal. No meie mütoloogias tuhkapoiss ju. Tuhkapoiss? No tuhkapäeval kanti nukku ühes majade või ennast teisse ja sinna, kust päeva lõpuks jäi see vajatermin oli aasta aega segane must ja. Päriselt? Jah. Ohoh. Vot. No kratt on ka mõnes mõttes nagu nukk ju. Kratt on ka jah. Ehitatakse valmis, antakse funktsioone. Just, aga vaata kõikidel nukkudel on funktsioon. Võtame vaata, mis me enne siin omavahel ka rääkisime, oli see kaisukas. Lastel. Täidab seda turvalisuse funktsiooni lastel. No võtta, siin ongi nagu see ohutuse küsimus, et kui just kui laps paneb kaisunuku sisse mingisuguse osa endast ja siis ta saab täiskasvanud. Pigem ema paneb. Ema paneb? Sa saab ju vanemate käest nukku reeglina. Aga vanem ostab? No vahet ei ole tegelikult. No loomulikult parem kui on ka ise teha, eks ju. Aga põhimõtteliselt võib, vaata on mütoloogias meil selline võist nagu hingestamine. See ongi, sa paned oma hinge sisse. Aga kuidas see pärast välja võetakse? Vahetad tagasi. Kuidas? Ma arvan, see tuleb kohatigi natukene automaatselt, vaata, kus sa hakkad nagu, saad juba suuremaks, siis sa enam ei võta seda kaisu nagu enam selle turvatunde eesmärgiga. Et ta nagu mõistab. Osad hingeosanami tulevad tagasi meile iseenesest, kui olukorrad lõppevad. Sest mul oli situatsioon mingid aastad tagasi, kui mul vennast tegi remonti ja siis oli maja ja seal see konteiner ja siis mingisugune pererahvas viskas kõik nukud välja. Seal oli päris palju ise tehtud nukke. Ja mul hakkas nii kahju neist ja ma viisin nad koju ja viskasin pesumasiinasse ja need on nad siiamaani majapidamises. Ja nüüd tagantjärgi mõeldes, et ma saan aru seda nukku vaadates, et mingi osa temast on veel elus. Kas see ongi siis nagu selle inimese hinge osa, mis on see? Ei ole. Ütlen nii, et kui on inimesel kaob emotsionaalne side asjaga, siis seal enam tema hinge osa sees ei ole. Kurat, ma panin ise enda omad sisse vist. Aga sul on täna ka siis siin mingi tõlid. Mis need on? Mul on mingi üle 200 erineva retsepti. Kõik on nii-öelda New Orleansi päritolu, voodoo. Ja need 3 on kõige populaarsemad, mida ma olen kõige rohkem teinud. Mis need on? See on põhimõtteliselt, ütlen ma, murtud südameõli. Nii. Murtud südameõli. Jah. Et hakkaks paremini käima. Noh, sul lahku üle. Noh, kui lähed lahku ja ei saa üle sellest. Määrid seda peale, siis hakkab kergem. Kasuta lõhnaõlina, jah. Ja siin on ka, kui suhtes lähevad nagu hingeosad vahetusse ja siis aitab sul neid tagasi tuua. Samas sellega on nii, et seda saab kasutada ka selleks, et kedagi lahku ajada. Nii. Aga lahku saab ka ajada ainult seda paari, kus on ju see mõra sees. Just, et katkist asja saab nagu veel rohkem ajada. Siin mul üks naine soovis seda, kasutas, sai kiiresti üle, läks tütre juurde, võttis õli kaasa, kogemata läks siis tütrel suhe ka katki. Ai, paganas. Võib katsuda? Ja ikka. Millest see siis nagu, ma saan aru, et see retsept on saladus, aga... Ei ole saladus, mitte raamatukirjas. Aga kas seda nuusutada võib nii, et ta mul külge ei hakka või? No nuusuta. Ma ei julge seda, ma unustan mingit teisi, mis ta on, ma ei taha pärast lähen koju. Mul meie asjad kokku pakkinud, ukse taha tõstnud raamus. Saab on nüüd julges. Sest lõhnad ju mõjutavad meid väga palju. Jah, et põhimõtteliselt aroomideraapia on ju vägagi teaduslikult tõestud igat pidi. Ja minu arust töötab see paremini kui igasugused kivid. Aga kuidas suitsetajatega on? Ma mõtlen, ma nagu väga palju lõhna seda ei tunne, kui ta just väga intensiivne elad. Tunned küll lõhna, nii palju kui vaja. Nii palju kui vaja, jah. Sest sul see peab jõudma ainult alateadusesse. Oota, aga ma mõtlen, mis moodi see, nagu see õli siis töötab, et see lõhn kutsub esile teatava mingi osa inimesest endast, mis siis hakkab toimetama? Nagu mõtlen, et akteerib jah teatud osad inimesest endas, jah. Ja siis kui on näiteks südamevalust ülesaamine, siis noh, et nagu sa enne ütlesid ka, et ta kutsub tagasi siis inimese enda osad. Jah. Tead suvita, seda peaks katsetama muidugi. Tavaliselt ma annan ka loitsu kohasa.
ja mida siis seda võib kasutada ka siis, kui leinast üle ei saa. Et ükskõik milline lahk minema, kas keegi sureb ära või läheb paar lahku, kõik on midagi saba musta põhimõtteliselt. aga mis see teine on? See on seksimootor. Seksimootor? Ja see on tuline kirg. Ohoh. See on siuke päris hea kombinatsiooni kaasa. Kõige populaarsem. No nii, seksikirg. Seksimootor. Või seksimootor, mida ta siis teeb inimesega? Tõmbab käima, Kõigimi idee on, et kedagi teist käima tõmmata. Paned endale peale ja siis? Jah. Kuule, oota, mul on üks sõber, kes paneb mingisugust hormoone pritsib omale peale ja siis loodab... Peromoon, jah, et see on nagu... Ja siis ma muudkui kirundan, et kui sa muidu ei oska, et kas see on nagu... Kas ta on, nõiandused ma saan aru, kui see on nagu... Ta ongi teadlik manipulatsioon oma eesmärgi täitmiseks. Kuidas see manipulatsioon on, kui see on puhas loodus? Kui inimene ise niimoodi ei lõhne, et... No mis siis? No näiteks New Orleansis näiteks prostitutid kasutavad nii, et teevad mingi õli, et tule järgmine poiss. Ja see on üks koostöösosa, et nad peavad ennast kõigepealt rahuldama ja siis see vedelik, mis seal all teeb märjaks, seda vedama ka sinna sisse. Ahah. Selle kõikide nende huvitavate armuloitsude asjadega millegi pärast sellised žestid käivad nende see on ka puhas loodus. No jah, seda küll, jah. Samamoodi ka näiteks spermalõ, samamoodi tegelikult ka higilõhn töötab. Puhas higilõhn. Kurat, ma just ennem... Oota, aga mida see higilõhn teeb? See on ka need teatud lõhnad küljes. Oota, sa oled siis enda mingit osasid ka see sisse pannud? Sinna ei ole. Ja ma ei hakka klientidele oma osali saada. Nii, siis see kolmas oli nüüd see tuline kirg, jah? Püha müristas, see kõlab nagu tuline kirg, et seal nagu täna öösel me ei maga, et... Tavaliselt ma soovitan neid õlisi kasutada, et kui on need suhtesse vürtsi toomiseks, et kasuta massaažiks, partneri masseerimiseks. Paned peale või? No eks ma saate lõpus panen midagi sassi ja... Kui või pärast räägid mulle, kuidas oli? Kõigepealt läksime laiali ja siis oli veel tuline kirg ka sinna otsa ja... Ma ei tea, kus see südamevalu oli veel. Okei, aga sul on siin kaasas ka raamat, mida nimi on Armumaagia. Inimesed ja suhted. Mis sa õpetad siin inimestele? Kas sa õpetad, kuidas teha armumaagiat, loitsusid? Räägin suhetest lihtsalt. Räägid suhetest. Sest minu jaoks armumaagia on ka see, kui sa neid suhetab parandada või kui sa otsid mulle partnerit või mis iganes. Et ei ole ainult see, et manipuleerim nii-öelda ja see manipuleerimine on ka see teema, et kui palju vastutab inimene selles, mis tema sees toimub tegelikult. Nagu nii, vaata, meie teadlik tegevus on ainult 25% sellest, mis teeme, on ainult teadlikud tegevust, eks ju. Seda küll, jah. Ülejäänud on meie hormoonid, instinktid, värgid, särgid, eks ju. Mis asi on suhe? Ma ka serviin seda raamatut selles suhtes, et siit ikka võtaks. Kaks inimest teha ühist asja, no. Aga kas nad peavad ühist asja ajama, sest kui me vaatame ümberringi, siis suhetes ma ei ole veel näinud suhtepaari, kus mõlemad osapooled ajavad samat asja. Ma ei tea, kas üldse võimalik on, sest ma ei ole näinud seda. Miski pärast nad said kokku. No kõigepealt hakkame rääkima, et mis on üldse naine ja mis on mees, eks ju. Sest ma ideeliselt saan aru, aga võib-olla seal oligi üks osapool paneb seda peale, et oleks möllu ja siis... Seda võiks reedel, kui paared lahti tehakse, ei ole ju lahti, võiks proovida, eks ju. No ja. Tuleb Rakvere tulla möllu linna peal. Ma leidsin juba raamatust kohe esimese väga paika paneva lause, kus kui naine ei saa ise endaga hakkama, siis ei tule tema ellu ka meest, kes saab temaga hakkama. Jah, mul see, kui naine otsib mees, ma ütlengi, kõige parem loits on, et ära hakka seal mingid tingimusel looma väga värk, et kõige parem loits on, et ma tahan meest, kes saab minuga hakkama. Päris hea. Ja see on ka nii, et üks siin... No jaa, aga mis mõttes minuga hakkama? Mina pean ise hakkama saama ja mis ma olen ikka tugev suur naine ja kõik see jutt. Ma arvan, et enne kõige peab inimene ennast ise armastama ja austama ja ise endast lugu pidama, siis saate teised seda sinuga teha. Või teine asi, et sa tood
kutsud mehe enda ellu, kes sind nagu mingi aeg edasi lükkab, aitab. Kas see on ikka taotluse põhjal? Et teatav nagu eneseteadlikkus peab olemas olema, et tänapäeva suhted ju lihtsalt nagu tekivad. Et seal ei ole seda teadlikku momenti, et nii, mul on vaja meest selle jaoks, et elus liikuda kas siia punkti või luua midagi elus. Et see nagu suhted ausalt naine. Et nagu mul meeldib ka nagu räigelt öelda, et täkk ei karga, kui mära ei hindle. Ja noh, mis on inimesed üldse? Minu jaoks näiteks see naine pole üldsegi inimene. Oho, kes see naine on? Naine on loodus. Naine on loodus. Vaata kõik tsivilisatsioonid loodud ju on siis, kui sul on soodsad keskkonna mõjud, keskkond, loodusvarad, värgid, särgid, eks. Seal tekib elu, jah. See ongi naise armastus, nii et. Ja mees on see tsivilisatsiooni looja, kes raadab metsa, teeb sinna põllu. Aga põllu kehtib samamoodi loodusseadused. Kurat, see on päris huvitav, mismoodi sa lähened sellele. Ja kus suures naljaks on see, et me kõik oleme hetkel peale viljastamist naissoost. Mina sina olime ka. Kõik selgrootsed, noh. Linnud ja. Jah, oli jah. Ja siis oli see valik, kuhu poole see. Ja siis alles hiljem tekkis see, meile see Y tekkis. Tegelikult see on naiste planeet siis või? On Janake maa. Janake maa, jah. Päikestest peetakse meheks. Jah, aga Jaapanis peetakse päikest naiseks ja kuu on mees. Jah. Paneb mõtlema. Mina kuul pigem on, et päike on mees, Eestis nagu selles suhtes. Ja et põhimõtteliselt nagu, et kuna naisel on mägi, mehel on teadnud, mis selle väega peale hakata. Põhimõtteliselt idee järgi peaks olema nii. No siis ei saagi üks ilma teiseta. Just, et yin ja yang ja. Et Helva õpetas hästi ilusti ka seda, et päike soojendab maad, siis saab selle elu kasvada. Siis mida tähendab, kui. Aga maad siirleb ümber päikest. Ja mida tähendab see, kui soovitab päikest? Nii. Et tähendab, et soovitakse teadmisi. Mina olen päikse uskumine, mõtlesin, et mingi jumalus või kõrgem objekt võiks elus olla, siis ma panin päikse sinna. No ilma temata oleks nagu jama. On kõik elus ju. Jah. Jaapanis on isegi nutelefoni elus. On või? Ja neil on telefonidel oma kami. Jaa, okei. Umbes nagu meil haljad olid. Jah, mul hakkab meenuma, jah. Neil on vist kõikidel objektidel on mingisugune oma hingus just kui sees. No paljudel. Kas Facebookil on oma hing sees? Praegult sa kirjusid Facebooki nagu ta oleks elus. Kirjusin, jah. Auto poole pöördunud nagu ta oleks elus, et oleks auto ja hästi töötab ja mis ligi, noh. Aga elus asja saab kiruda, elutut asja kiruda ei saa, sest elutu asi ei ole süüdi. No meil keel juba selline, et me hingestame kõike, mis me ümber on. Seda küll, jah. Peab hakkama jälgima, mida ma räägin, suust välja viskan. Aga mis sa ise arvad, kas on telefonil elu sees? Ta veits on nagu, ta on lahutamatu osa juba inimesest, juba see, kui paljud inimesega koos aega veedab. Meil on elu seal sees. Ja teadus hetkel tekib oma teadus ja ka võib tekkida. Siiri. Põnev. See on põnev. Räägi veel endast natukene, sul on ripuvad küljes väga huvitavad asjad ja sul on sõrmes üks sõrmus, mida ma vaatasin, mis paistab natukene mulle siit saatana moodi. See ei ole saatan. Ei ole saatan, võt ma ei näe nii kaugele hästi. Ahaa, see on hoopis, see nägu, see. Kaifooks või? Just, issand, ta paistas mulle kuidagi saatana nägu siit. Mis sul kaelas on, kas need on kellegi luud, mis need on? See on hundi peenise luu. Hundi peenise luu. Miks sul on hundi peenise luu? See on kõigil loomadel, aga inimestel kadus ära, kuna inimestel läks moodi monogaamia. Aga siis kadus ära või? Jah. See on. Aga mis see hundi peenise luu, mis ta ikkagi teeb? Mida see peenis teeb? Miks tal on üldse see luu seal peenises? Kõigil loomadel on, et kauem kestaks. Jah? Kõva aastad, noh. Töötab. No ma saan aru jah, et luu sees siis on. Siis see on sul selle eesmärgiga pandud sinu kaela? Põhimõtteliselt jah. Okei. See on 40 000 aastat vana mammuti kihv. Ohoh.
kus sa siukse asja kätte said? Kingiti. See on tead määral mälestuse. Ja see kaabu on sul muidugi, see ei jää märkamata mitte kellegi. Ma arvan, kui sa liigud need kõik on hundi need. Ma luutsin. Aha. Siin oli, et ise ma seda enam tähele ei pane. Aga mul siin sutab siin maikuus läksime koos, siis ta imestas, et kas siin Rakveres pole keegi sinuga ka harjunud, kõik kohad oli järgi, ma ei tea. Oota, aga miks on hunt sinu jaoks nii hingelähedane? Ma olen ise hunt ju. Oled jah, Raul Hunt on su perenimi ju. Ja mitte ainult perekonnanimi, vaid nimi Raul on tuletatud vanast germaani keelest ja siis variandid, et kuulus hunt, nõukas hunt. Vaata, kus sa üleüldse nõidadele mingi teema selle hundiga. Raul Hunt, temal on hundi asjad, samamoodi siin hundi asjad küljes kõik on ju. Minul on tatoveeringud need hundi omad, sinul on hundi kihv kaelas, Helvel on hundi asjad kõik, Evaldil on hundi asjad kõik. Eesti rahvusloom, no mis sa tahad. Sellega näitab neid oma patriotlust. See on päris lahe lihtsalt näha, et kõigil läheb see mingi ühine joon. Mul trummipulgal on hundi nahk. Mä ei saa sellest hundi teemast nagu... Ilus loom. Aigu. Väga ilus loom. Aigu vahtlik lihtsalt. Võrdlemisi tark loom, arukas loom. Targem kui koer. Just. Metsasanitar. Tasakaalustaja on ju. Ta toimib nii tiimis kui ka üksi. Üksi küll vähem, aga tiimis väga hästi. No vaata, reeglil siin on see, et üksik hundi see kuvand on väga suur, lahe, eks ju, aga tegelikult tõesti ei ole üksik loom, vaid karjaloom. Seda küll, jah. Ma tean, et see, mis on see alfa isane, vaata see termin on pärit siis 70-ndate, 80-ndate Ameerika üks bioloog uuris hunte ja siis ta tegi järeldused, et hundi kaeras on alfa isane. Siis ta andis raamatu, suure paksu raamatu sellest välja, kus ta siis nagu oma seda teooriat nagu seletab ja nii edasi. Raamat tuli välja, inimestele väga meeldis, alfa isane isased, kõik mehed maailmas olid, ma olen alfa isane, alfa hunt on ju. Siis tal läks vist mingi paar aastat mööda, ütles, et ma eksisin. Tegelikult see alfa isast ei ole hundi kaeras, et seal on kas on siis juhtpaar või on emane. Et ta parandas seda, aga siis oli juba hilja, sest ma olen alfa isane. Neil on sul tööjaotus, et see nii-öelda alfa isane, et tema on see strateegiline juht, et kuhu poole lähme, mis looma jahime. Ja emane hunt on taktikaline juht, et kui loom on silmapiiri, siis võtab emane juhtimise üle. Jah, et see on nagu jaotustega. Ma vaatasin just ühte huvitavat dokumentaali nii-öelda, kus oli samamoodi üks mees, siis kasvatas üles omal väiksed hundid, kutsikad. Ja nii kui ta ära läks kuhugi, siis automaatselt alfa vahetub. Tema oli alfa kogu aeg, sest tema oli neid noorest peale nagu kasvatanud, näidanud, mismoodi asjad käivad, on ju pannud reeglid paika ja ta läks ära äkki siuke nädalaks. Ja siis, no ikka automaatselt oli vahetunud. Kas ta pidi siis uuesti nagu võitlema oma koha välja? Noh, ega see inimene hunt naljalt nagu ei võitle oma vahel seda kohta tagasi. Ei, ma mõtlen, kui sa... Aga põhimõte on jah, et siis on vaja tagasi võidelda see koht. Sest neil on automaatselt mingi, sa läksid ära nii head aega, nüüd allud sa meile. Sest ta oli jätta tegeles huntide uurimisega, mingi aeg tükk aeg uurisin ja vaatasin, et huvitav teema oli see. Mind hakkas see pitseirib, et mille pärast on nagu nii paljudel nõidadel huntidega teema? Nagu sa ennem loetlesid, kui ise mõtlema hakata ka, siis samamoodi vaata, et kõigil on mingi teema huntidega. Aga karu, ilves, mäger, kobras. Soome keeles, kuidas on libahunt. Nii. Viron susi. Hundi jooksja. Just. No vaata ja need, kes seal on ju, nad on vist täitsa grupp oma vahel või see naised, kes jooksevad hunti või mis. See on see raamat jah, kus räägib naistest, kes on huntidega jooksnud ja igast lugusid nendest naistest, kes on nagu teinud igasuguseid vägevaid asju. Jah, võin ka õpetada koos minuga koos joosta. Kuidas see käib? Parem kui see raamat, eks. Aga ei mind see teemal hakka seirima. Sa saad sellega tegeleda, nad ei aega. No inglid pooleli praegu, inglid on tee peal ees. Inglite teema osutus palju keerulisemaks, kui ma esmapilgul oleksin arvanud, et
no see on see elu iroonia, et ma kunagi ei sallinud, aastaid tagasi ma ei sallinud Krishna item. Mida nad leelutavad ühte samat laulu hommikust õhtuni, mis pagan neil viga on, käivad naljakalt riides. Ja siis, kui ma nagu lugesin läbi selle audiobiograafia sellest, mis iganes selle tüübi nimi oli, kes selle Krishna hiidluse just kui nagu läänemaailma tõi, aga siis levitas seda tekkelugu ja mis see point selle taga oli, siis mul nagu täitsa nad nagu meeldivad. Et nad muud ei laulagi kui seda, et nad on nagu elu on tore ja elagu elu, et nagu see Krishna just kui esindabki elu kui olendit ja siis nad lihtsalt leerutavad seda. No mul ingrid ka nii, et Facebooki grupis, kus administraator olen, eks omani grupp, seal ma olen kuulutanud ingrid persona non grataks. Aga kui mul inimene tuleb, ta on nagu vestelda, mis iganes, tema on inglus, kui siin ma hakka tal ümber kasvatama. Seda vist tuleb võimalik teha ka. Siis ma püüan ise kohandan ennast. Ehk siis sina ingluskuja? Ei. Võt, üks inimene mulle. Mina ka ei ole. Iga kord ma lähen süttini. Ilma naljatum. See on, eks ma sulle seletan mingi saade. Ta viib hulluma ei kuhu ei, vaat, see on keeruline teema. Seal on hierarhiad, süsteemid, kõik värgid, see Lutsifera välja mõeldes ja nii edasi. Vau, jaa, maa on lapik. Noh, vaatenurga küsimus. Vaat ei ole tegelikult. Jah? Mulle sobib ümmargan maa. Ma lootan siis ümmargust maad. Äärt ei ole näinud. Ma olen käinud ühel pool maakere, teisel pool maakere. Ma ei ole seda äärt üles leidnud veel. Vaata, kui inimene vaatab, läheb vaimsele rännakule näiteks, šamaani rännakule oma sisemaailma. See maailm lapiks. No kus ta siis lapik saab seal olla? Aga miks ta peaks seal ümmarguna? Tavaliselt on lapik ja siis seal ongi nagu mäed, metsad, mingid sorti meri, allikas, järv või jõgi. Ta on nagu nii ei näe kogu seda maailma. Just. Ta näeb ainult enda osa. Sama nagu sa lähed siin tänavale. Siis ka ju me ei saa öelda, et juba ümmarguna oleks siin nagu kõik. See on ju suur no, indiviidi seisukohast siis võiks öelda, et on lapik, aga tegelikult. Ühesõnaga ma uurin seda ingli teemat. Ja see oligi nagu see näide sellest, et kuidas mu arvamused muutuvad, mida rohkem ma nagu uurin mingite teemade kohta, et vastu mul ei olegi enam midagi kui kedagi, kelle vastu nagu tige olla, et või nagu kõik kaovad ära. Õpin uurin. Minu jaoks tähendab see lihtsalt seda, et kui keegi räägib inglites, keegi räägib puudu vaimudest, et siis, et millised vaimsed need harjumused inimesel on. Vaimsed tarbimisharjumused, see enne ütlesid väljas ka seda ja see on nagu nii täpne väide ütelus, et vaimsed tarbimisharjumused. Ma vaatan, šamanismis on üleilma, allilm ja keskmine ilm. Just. Nagu voodoo tegelikult põhimõtteliselt samuti šamanism palju, et see on ka üleilm, allilm ja keskmine ilm ja siis keskmine ilm on endal pooleks on loodus ja on turplats ehk inimeste maailm. Ja mäletan korda käisin ühes koolis rääkimas šamanismist ja värgist ja küsimus tuli, et kuidas on ikkagi hinge maha müümisega. Küsin vastu, kas seal on mingi kaubamärk, bränd, mille toodet eelistada teistele toodetele, mis on teiste kaubamärkide poolt. Ja on, olete hinged maha müünud juba. Oot, mis mõttes, et kui mulle meeldib mingi kaubamärk, siis ma olen juba hinge maha müünud? Just. See on mingi osa hingest. Kuidas? See, et vändad seda, see on juba näitab. Põhimõtteliselt... et ta mõnes mõttes just kui teeb nagu pimedaks, et ei näe muud. Jah, see võib ka karmim juhul ole. Mul siin on ka nii, et inimene on õune Armani Versace vänn ja siis näitab mingid Björn Björgi mingit värki. Mis see on? Ei teagi siis asja nagu. Seda ma olen kogu aeg mõeldud, et brändidega peab ettevaatlik olema, sest bränd on just nagu olend. Üks vene film oli päris hea, mis nagu käsitleski brände olendina. Samamoodi, kui tuleb mul ingli usk ja siis ma hakkan rääkima, et ma ei tea, mingi mine surnuaedus keskööljus rummi pudeliga tee voodoo'd, siis ei tööta vist tema jaoks. Ta ei pea seda nagu õigeks just kui. No võib-olla on mõni siuke purjus ingel, kes tuleb sealt kuskilt hauakivi vahelt välja, no mis sa tahad nõust. Maur Kersner tegi ka voodoo'd. Tohoh. Kui tal oli see haigusega teitse jama, siis ta läks Parvansammeedi hauale ja kallas sinna puderrummi täis kui öösel. Ja siis tal oleb natuke paremaks muutunud asi. Mis värk on rummi ja selle... Voodoo.
Voodoo. No aga miks rumm? No aga siis See aga hästi sealt on tehakse. see pärit ju. See on see kodujooks seal. Meil oleks siis mingi õuka või? Samakas Samakas. või viin kasvõi. Ja mina eestan ikkagi rummi. Aga ma mõtlen, mis see printsiip selle taga on, et justkui see on ju ohverdus või ta ei ole ohverdus, ta on kingitus just. Kingitus ju. Ütleme see kaupa vastu. Tiil on see. Noh, ka voodus kasutatakse palju sigareid. Ka on enamik vaimolendid on nagu sigarite peal väga maiad ja selles mõttes ongi voodoo nagu vaimolendid on kõige nagu selles mõttes värvikamad, et rummis, sigareid, laul, pidu. No nagu mul see sama Paransandi, et see, kellega ma kõige rohkem nii töötan. Tal meeldib kanga alkohol nagu mulle aega, tal meeldib suitsuda nagu mulle, tal meeldib rääkida kahemõttelisi nalju nagu mulle. Siis ta tantsib väljakutsuvalt, puusad liiguvad nagu mulle. Palju seal voodoos üldse erinevad neid jumal? Kas need, ma mõtlen, et need vaimolendid, kas need ei ole inglid või midagi sellist? Ei ole. Kas ma mõtlen, nad on ju justkui nagu ühenduslüli kahe maailma vahel? Ühenduslüli kahe maa vahel voodoos on selline tege nagu lekpa. Lekpa näiteks Afrikas on ta noor, selline elujõudu täistüüp. Tema on see vahendaja ülaema ja selle inimeste maailma vahel ja ta on Afrikas on ta trikster. Ala, et inimesed lähevad hommikul turule, tema saadab inimesi salma mürkmaad, et müüa turuväravas vastumürki näiteks. Aha. Ja siis seal Afrikas on kõvasti seks, et ta umbes, et lekpa peenis ongi see sild kahe maailma vahel ja aga samas Ameerikas see sama lekpa on hoopis vana mees. Tee peal ei vanaks kuidagi. Ja seal see triksteri need värgid läksid Ameerikas juba selle Paransandil. See on küll kummaline, kuidas vaimolendid justkui kultuuriliselt vahetavad oma nagu välimust ja funktsioone. Ja, või isegi näiteks uuduus armastuse vaimolend Ertsuile on üks, neid ka 10 erinevat aspektid, naisel erinevad aspektid, vanaema ja sünnitaja ja südamevalu ja kõigil neil võib olla oma nägu. Aga me võtame selle voodoo nüüd sinna sellel kujul, mis siis Haitil tehakse, see seistumise, kas sul on endal ka kogemus, oled sa käinud, oled sa proovinud sellist asja? Olen. Tahad sa seda meile jagada või see on sul pigem isiklik? No, see on isiklik ja see puudutab ka teisi inimesi. Aga noh, kui sa võtleme niimoodi, kuidas sa kirjeldaksid lihtsalt seda, mida sa kogesid? Kas see on midagi, mida sa tahaksid uuesti proovida? No ütleme, et see, ma ei usu, et see minul see päris see vaim mul sisse tuli. Ma ütlen pigem see, et ma aktiveerisin enda teatud aspekti. Et enam juhtudel on see seestumine minu arust samamoodi, et aktiveerida endast teatud asja. Ahaa, et seestumine ei olegi, tähendab seestumine on siis see, kus inimese mingisugune osa saab nagu võimu või tähelepanu kõik omale. Jah, ja samas seestumist, miks sa pead Haitile minna mingi vabakoguduse või elusõna kuradi jumalateenistuse, seal kõik seestud peast vaimust hakkavad keeli rääkima. Ja. On, ma kunagi, mul üks sõber viis mind noorte kristlaste mingisugune värk oli ja siis kui seal hakati klaverit mängima ja laulma, siis seal seestusid need vähepond, seal nutsid ja Jeesus tule minu sisse. Päris huvitav, see peaks ka võib-olla minema, kultuuriliselt on väga huvitav kogemus. Pärast seda, mis juhtus Jeesus Kristusega siin maakera peal, just. Ma tahaksin näha, mis kuramuse põhjusel oleks tal isu siia nende inimeste sekka tagasi tulla. Ta löödi risti, naelad läbi, see ei tundu kuidagi nagu see kamp, kuhu tahaks tagasi minna, et nagu tunduks siin tore või tahaks neid inimesi siin aidata. Sellega on keeruline, sellega on veits keeruline, ma ei tea päris kindlalt, kas ta risti löödi, selles on probleem.
sest on nagu mingid asjad, mis räägivad seda, et ta tegelikult põgenes koos naise ja 3 lapsega. ahah. Ja vist lõpetas Šoti parki või oli Iirimaal kuskil sealkandis ja sinna ta on maetud. Mis on näiteks islami ja kristlaste suurim tüliõun, et kes on Jeesus, et moslemid ütlevad, et Jeesus ei ole Jumal. Krist ütleb, ta on 3 ainsuset Jumal, eks ju. Aga samas näiteks Muhamed, kunagi olid 2 suurt kristlikku, ühed olid need, kes tänapäeval kristlased, teised ariaanlased, ariaanlastel oli Jeesus ka ainult messias, prohvet ainult, ta ei olnud Jumal. Ja Muhamed sai õpetust ariaanlastest erakult ja sellest tuli islami see teema. et Muhamed sai õpetuse Jeesuselt või? Sellelt ariaanlastest mingisugust erakult, kes elas Süüria kõrbes, kes jagas seda kristluse suunda, mis rääkis, et Jeesus ei ole Jumal ega Jumala poeg. Ta on lihtsalt kanal. Ta on lihtsalt prohvet, nii öelda. Just. Kristlusega on keeruline. Ma ütlen, ma seda inglite teemat ka olen uurinud, see on keeruline. See on ajas ja tõlkes on nii palju kaduma läinud, et sassi läinud. Ja nii palju on ka juurde kirjutatud ja näiteks ma tean, üks kristlane sai šokki sellest, kui sa ei teada, et tegelikult see missiooni käsk, et sa pead kõike muutma kristlasteks, et tegelikult on mingid 2-3 sajandit peale Jeesus väidetavalt elu kirjutatudsegi juurde. Sest piiblis tegelikult iseenesest öeldud, et Jeesus ütleb oma jüngritele, et ärme lähe igasuguse paganate poole, lähme lihtsalt Iisraeli soo kadunud lammaste juurde, et tema juutide jaoks, mitte kellegi teise jaoks. Keeruline on seda kristlusega. No samas me ei, ka voodoo ja näiteks meiegi maausk on ju tegelikult mingi vana ja see kristluse sümbioos. Voodoo näib päris suur sümbioos olemas. Jaa, et seal on ka meidna. Seal pandi ju nendele vaimuletele pühakute maskid ette. Ja sa mõtled nüüd voodoo vaimuolenditele kristluse pühakute maskid? Jah, et keegi näeks, et ei saaks aru, et millega nad tegelevad. Ja meil näiteks Tõnn selline tegelane on olemas, see on Püha Antonius. Siin augustis on näiteks tulealjas Lauritsa päev, Püha Laurentius, kogu see maausu kalender on tegelikult puhas katoliiklaste pühakuste kalender. Kõik need kadripäevad, mardipäevad, tegelikult need on mardipäev, see on olemas, olid veel Andrese sandid ja Toomas sandid ja mis iganes. Need olid vanad hingesandid, kes käisid tegelikult terve hingede aja. Ja nüüd jällegi kohandati Kristuse mald järgi see. Ma imestan seda, et nad nagu ajas kaduma ei läinud. Et nagu okei, pandi teine mask ette, aga kuidagi nad nagu vaimolendid näevad ise ka vaeva selle nimel, et elus püsida. No samas voodus nad teavad, kes on nende maskide taga, meie ei tea enam, kes on Lauritsa või Tõnni taga tegelikult oli. See on nagu selline triksteri töö veits, et see on nagu inimesed kummardavad mingisuguseid olendeid ja jumalusi teadmata, kes siis selle maski taga on. Jah, et mis meie oma nimi tegelikult neile algselt oli, et seda ei mäletata. Põnev, väga põnev. See paneb mõtlema, jah. Et mõnes mõttes toetuda, me ei saa väga toetuda minevikule, sellepärast, et seda on mitu korda ümber kirjutatud ja me ei saa väga toetuda ka ju olevikule. Olevikul saanud, tulevikul ei saa. Kõik on ainult nüüd ja praegult olemas. Ma just mõtlen seda, et kui me võtamegi nagu vaimolendid, pühakud ja nii edasi, siis olevikus see, kelle poole me pöördume, sina tead võib-olla, aga enamus inimesi ei tea, kelle poole nad pöörduvad. Kui kirikus ka käivad ja pöörduvad selle erinevate jumaluste poole, siis kurat teab, kes selle taga on. No samas, mis selle vahet on, kui nagu ma ütlen, nagu minu arust, et enamikul juhtudel need vaimuolendiga hingite kohtumine on lihtsalt inimese enda mingid hingeosad ja aspektid, ka enam teemonid on sellised. Ja, et 5 aastat tagasi, kui keegi tuleb teemoni ütleb, ma oleks igasugust trikk hakanud välja mõtlema, nüüd mõtlema, raisk klipp ei midagi ära. Et inimesed vaatab, kui pipuvad endas igasugust asju, keelame endale. Ja need, mis on keelatud, see hakkab iga kuskilt muhelt tulema välja. Ja siis saabki demonaalse vormi. Ja siis saabki ta deemoniks inimese jaoks.
Sest pigem on ajaloos, kui ma olen ka uurinud, siis teemonid on vanemad, kui on see inglite kultus. Nagu mingisugused siuksed vaimolendid, kes justkui tahavad inimesele liiga või kurja teha. Neid on nagu... Teemon on minu jaoks tunnustamata jumal. Et kõik, mida me eitame, on teemoniks automaatselt. See peab mõtlema, mida ma eitan. Nagu inimene ei tea ju enamasti, mida ta eitab. See on nii alateadlik kuskil peidus. Ei pea olema. No ei pea olema, see on reegel. Väga palju. Jooda inimene teist, näed, mida ta eitab. Mida ta peidab, mida alla surub. Tõsi? See on ka põhjus, miks voodoo's alkohol on nii tähtsal kohal. Seal on alkohol ja tubakas pigem selles, et nad on kõik vaesed inimesed võrreldes meiega Euroopaga, eks siis see on teatud jõukuse sümbolit, kõik see sigarid ja rumm ja No võt. Näiteks Brasiilia voodoo's on üks selline Pompa Shira, et tema juured on Aafrikas, algselt oli ta mees ja naine, siis mingi hetk oli ta nagu siin vanas kirikus oli kaate, mustpunane riste nõid, kohutav nõid. Sai Brasiilias voodoo's on ta tippklassi prostituut. Ja tema poole pöördutakse umbes nii, et anna mulle paar mahvi, siis mul pole raha, et enda suitsu osta. Päris huvitav. Oho. See tulebki ju siis sellest kultuurilisest olukorrast, et nagu vaesust asjast ja... Just. Võtta, mis see rikkuritel siis on? Kas rikkurid üldse saavad voodooga tegeleda? Ikka saavad. Anna mulle Kuuba sigarit või? Nii, aga voodooks. Sa tegeled ju selle Eesti rahva usundi teemaga ka päris tugevalt. Ja see on jah. Mul nii-öelda no ütleme, see on minu maailma vaatega kooskõlas. Selles mõttes ma olen pagan, jah. Pagan tuleb ju sõnast, et inimene, kes austab kohalikku. Ongi nii, jah. Et kunagi Rooma leegionäriks marssis ühes impeeriumist teisse, hakkasid kutsuma neid kohalikke maakaid, nagu no ütleme maakad, eks ju, kes austasid kohalikke väikseid jumalaid värki, et paganad, eks. Ja siis tuli see Kristus edasi. Need rahvuslased on ka kõik paganad? Ja rahvuslased on paganad. Ma ei tea, kui paganad need helmed on, et need on kõvad kristlased ja. No aga oma nad nagu justkui nagu peavad tähtsaks. Muidugi see oma tähtsaks pidamine küsimus on nagu mastaapides, et kas see nagu oma tänavat peab tähtsaks, oma küla peab tähtsaks, oma linna peab tähtsaks, oma maailma peab, riiki peab tähtsaks, oma kontingenti peab tähtsaks, oma planeeti peab tähtsaks, oma päiksesüsteemi peab tähtsaks. Sest ma olen alati mõelnud, et kui tuleks mingisugune vaenlane kuskilt kosmosest, siis terve see planeet oleks nagu üks mees selle vastu. Seda kindlasti, jah. Kõik muutuvad paganateks. Aga mis Eesti usundi praktikaid sa nüüd teed? Tavaliselt käin hiies pühapaigas. Viid sinna mingeid ande? Gentiili. Selles mõttes, et need on nagu võrdne võrdsega. No vahet tegelikult ei ole, mis süsteemi asut, kõik on enam sama, kõik on, töötab sama põhimõttel, et sina mulle, tema mulle. Mis oleks mingi hea soovitus inimestele, kui nad nagu hiide lähevad, et mida sinna kaasa võtta, mida seal teha? Punane looslik pael, mingi looslik materjalist. Ja see lihtsalt kuskile siduda siis? Jah, ja siis teha taotlus, soov, noh, ja see on ka see, et kui hiies, siis soobida. Aga kui sa teed ise oma taotlus, siis tuleb tahta. Mis vahe seal on? No vaata, sulle keegi on öelnud, kuule, ma tahan sulle head. Jah. No ta tahab ainult seda head, mida tema jaoks on hea, eks. Just. Aga kui ma soovin sulle head, siis ma jätan selle hea sinu otsustada. Et ma tahan sulle head, et ma soovin sulle head. Või kui ma, suur vahe, ja samas käis, kui ma endal tahan, et ma soovin midagi, siis
tähendab, ma jätan mingisugustele imelikele jõududele selle eesmärgi. Aga ma ütlen, ma tahan, siis ma rakendan enda tahet. Aga nende soovide ja tahtmistega seal, mis vastu tuleb anda? Oleneb kellelt küsida. Põhimõtteliselt, kui sa iseennast aktiveerid, siis sa ei pea midagi nagu vastu andma selle eest. Mis see tähendab iseennast aktiveerid? Meil on hunnik, nagu mina näen hinge, et meil on nagu vaim, mis kehastub, eks ju, ja siis on ego. Ja need, kui esimese hingetõmbega need muutud üheks. Ja see hingeosad, mis me kaotame, nagu mingi traumade tõttu või kas või rõõmu suurest sõnum, kõik emotsioonid, mis tähendavad, viiab need hingeosa minema, see lõhub meie egoteadust. Ja kui me oleme korralt seda egoteadust lõhkunud, siis inimene muutub imelikuks, seal kas hakkab teist midagi nõudma, pressima, vägivalda, muud annab jamad, eks ju. Ja kui on hingeosad kodus, põhimõtteliselt iga tahtmise, iga sooviga läheb hingeosad teele seda asja tegema. Sinna, kus on tähelepanu, sinna läheb sinu hingeosa, sinna läheb sinu vägi. Nii, ja kui elu toob vastuse ja seda vastust vastu ei võta? See on ka kahe otsaga asi, et näiteks, et väike tüdruk tahtis saada ühte konkreetset nukku ja ema ütles, et küsi universumilt. Laps küsiski ja siis nad lähevad jalutama ja leivad pargi mingi täpselt selle nukku. Ja ema ütleb, otsime nüüd selle lapse üles, eks selle ka ära kaotas. Ise õpetas lapsele, et küsi universumilt, universum andis. Või kes iganes andis. Või kas või see, et nagu ma ütlesin, et naiste soovitan, et teise loitsa tahan mees, kes on minuga hakkama. Üks tegigi, tuli noorbõle armastus, aga noorbõle armastus oli suhtes ja loomulikult kõik need väga head, et me ei hakka suhet lõhkuma. Siis ta muutis seda loitsu, et ma tahan mees, kes on minuga hakkama ja kes oleks vaba. Ja tuli 20 aastat noorem kutt. On elu, on ju. Paljud juhtul on see, et sa tead taotluse asi tuleb, aga sa ei võta vastu, sest mingi asi sulle üldse ei sobi seal juures. No mul on omal, ma siin valgustusin vahepeal. Miks ma küsisin oli see, et ütleme aastaid mingi 15, võib-olla isegi rohkem tagasi. Ma tahtsin saada ühte mobiiltelefoni. Hullult meeldis selline Nokia N82 ja kurat, hullult tahan ja ma tegin taotluse selle pealt. No ja nüüd on aastaid mööda läinud ja siis mingi hetk, kui ma kuskil marketplace'is või kuskil müügil nägin, et mida ma teen sellega, mul ei ole seda vaja. Ja siiamaani kummitab ja nüüd ma pagamist peangi selle kuskilt eBay'st või AliExpressist selle lihtsalt ära tellima selle jaoks, et see taotlus nagu läbi saaks, et see on nagu pagan see välja visatud ja siis ta kogu aeg kummitab, tulevad mingid reklaamid ja mingid asjad. Aga tahtsid ju, näed, ma annan sulle. See on nagu veider, kuidas elu hakkab kogu aeg nagu seda sättima seda. Olema soovidega maru ettevaatlik ja ole nendega detailne ja täpne. Jah, aga soovitud on ju läbi elu nii palju seda asja. No võt. Ma usun ka, et minu arust too oma hingaosa tagasi, mis sa siis põhimõtteliselt rändad sellesse kohta, sellesse, kus sa tegid seda taotluse, vastutad, kuule, sa ei saa seda, jahtu maha. See on päris hea mõte. Aga ma ikka tahan seda telefoni. Päris huvitav, kui sa saab mingi dialoog enda sellest pihta, et see on hea trik sul küll. Sest põhiliselt mismoodi ma näiteks rännakute hingeosasi aitan inimesed tagasi viia, et mine sinna kohta sellesse aega, kus see hingeosaga läks kaduma. Su hingeosa on täpselt selline, nagu sa olid sellel hetkel. Ma ei räägi temaga ja tõmbasid endasse. See on päris huvitav, jah. See on siuke šamanistlik rannak samamoodi, et looma tagasi loomine, kuidas nad kutsuvad seda. Ja need hingeosad nagu on füüsilihaga seotud iga organiga, iga piirkonnaga. Ja kui hingeosa näiteks saab kohas kadunud on, siis karmil juhul tekib ka füüsiline haigus nii-öelda. Okei, ma pean sellega kiirelt tegema. No veel, kuidas ma nagu näen hästi sarnasusi oma töös, et see on samamoodi, kui inimesel on kuskil midagi juhtunud, siis tuleb minna tagasi nagu sinna hetke. Ja alles sealt, sa saad nagu selle tuuma kätte, saad seal hakata tegelema, sest muidu sa ei saa praegust olukorda üldse ära lahendada, kui see tagasi ei lähe. See on nii põnev, nii tore. See on just kui nagu vajalik nagu pusletükk praeguse olukorra lahendamiseks. Selles mõttes mina näiteks
eelmisest eludest üldse sorgi, kuna okei, on või ei ole, seal tähtsust ei ole, et kõik, mis me teeme, toimub siin elus nüüd ja praegu. Ja see, mis potentsiaalselt peaks nagu kehastuma, tema on põhimõtteliselt samasugune nagu mälupõlk. Anonüümne, ilma teaduseta, infokogu lihtsalt. Et sellist iseloomuga tegelast nagu mina on enam rohkem sünni lihtsalt. Seda küll, jah. See on nii tore, et see sündis. Jaa. No nii. Mõtle, mis me veel lobiseme. Ma just mõtlengi, et me hakkame vist otsi vaikselt kokku tõmbama. Vaikselt hakkame kokku Täna tõmbama. väga huvitava vestluse siin maha pidanud. Sina oled meil valgustunud, vaata. Mina valgustusin. Sa Aitäh, valgustusid, Raul. jah. Ma olen valgustunud. Kuule, aga nüüd on see reklaamipaus, 15 minutit. Reklaamipaus, jaa. Kuidas sinuga ühendus saab? Kus sa oled? Kes tahab tulla sinu juurde? Mis Facebook, Rauli Maagia. Ja siis vaatame edasi. Panen pärast need lingid asjad ka sinna alla. Vaata, millega sinu poole üldse tasub pöörduda? Noh, õlid on ju kindlasti, et kellel on vaja särtsöllu juurde, kellel on vaja särtsust lahti saada. No see oli mul põhiline on tegelikult nii-öelda mul nõustamine. Ja rännakud ja noh. Et Tood hinge osast tagasi. jah, seda ka. Ja siis mul võid panna inimesed ise enda probleemiga tegelema. See on hea tunne. Et nagu mõned inimesed on öelnud, et tuleb minu juurde 1 küsimusega, sa lahkud minu juurest 10 küsimusega, leiad hindades need 10 küsimusele vastu, tuled vastad ära, saab Raulilt juba 100 uut küsimust vastu. Ja hullemal juhul, kui inimene ei taha tööd teha eriti, siis ma võin kaartama toodud ka lihtsalt. See seal Facebookis, ma olen vaadanud, et sa kas iga nädal laudad mingid oraklid ja kaarte. Iga päev. Iga päev lausa. Iga päev tuleb päevasõnum ja raadios loetakse ette ja ongi nii või? Ja Lõuna-Eesti raadios. Kui pikalt sa seda teinud oled juba? Iga päev? Seda ma iga päev, algul mul oli lihtsalt päevasõnum, eks ju. Siis selle tähemärkide värk ma hakkasin selle aasta algusest. Järjepidev. Jah. Nõiatöö on raske töö, vaata. On, eks ole. No võt, siis on Rakveres veel kelle juurde tulla ja hoopis nagu huvitavalt teistsugusemate probleemidega. Mina nende hingeosakeste asjadega ei tegele. Vot, siin on väga tore Rakveres teine inimene, kes tegeleb selliste vahvate asjadega. Äkki peaks kõik nõiad Eestis Rakvere kokku kolima ja siis Äkki ei peaks. vaatame, mis saama hakkab, et kui kiiresti esimene luuapood tekib. No minu jaoks, mis sa luud? Tööist. Ei, aga mis mõelda selle endama saab? Peale hüpates ma olen proovinud ei tööta. No, mida sümboliseerib sau iseenesest? Ma tegin ka omale saua ju. Aga mida see sümboliseerib? Eks ta riista sümboliseerib just. Mida? Riista. No ja siis vaata see luud, mida see meenutab. Kaks kokku saabki teema. Et Harry Potterist nad lendasid. No ma lähtun sellest. Küll. Aga sellist sorti maagia on minu kõige lahedam, et see on lõbu ja kasulik ja kui kasulik ja töötas, on vähemalt lõbus. Seda küll, jah. Et noh, maagia tehes on põhimõtteliselt see, et sa pead seal olema nagu laps, et tehes, et ma pean seda saama, muidu ma suren ja kui see asi saab läbi, sa naara iseenda ei ole juba. Et hingeosa läheb tema asja tegema, aga sa lähed kinni ja sinna ja vajadusel saad selle hingeosa tagasi tuua. Ja siis paljudel juhtudel tuleb inimene, näed, et raista ise oma soovidega, oma pressib peale selle eesmärgile ja eesmärk keerabki endale kette negatusi külle. Mees ei tule su tagasi nii kaua, kui sa siin mul halad, et kui paha ja vassik on, eks ju, lase lahti, mees sul tagasi, eks ju. Aga kui sa inimesele ütled nii, siis kuidas sa teed selle, et lase lahti, kuna mees siis tuleb tagasi, inimene enda meelest laseb, aga siia jääb ikka see lootus, nüüd tuleb mees tagasi ja ikka töötab enda vastu. Nii on jah, see lahtilaskmise kunst, see on vist ikka, ma ei teagi, kuidas seda nagu seletada või õpetada, et Sellepärast ma räägin, ütlengi, unusta ära, lase lahti, mine oma teed. Ja siis võib-olla midagi juhtuma. liigu edasi, jah. No võt. Nii, Merili. Meie kaunis reklaamipaus samamoodi. Tallinnas on meil nüüd ruum
valmis, võtame vastu, toimetame seal Keidu juurde iga nädalavahetus on võimalik siis tulla. Tema puhul ikka kirjutage mulle info, et merilitimmer.ee. Minuga on, mis meil on Tartu tulemas. Järgmine nädal, jah? Ei ole. On või? On jaa. Jaa. Mul on Tartu igakuiseks nüüd saanud ja nüüd me läheme koos Tartusse. Ja siis tuleb mul veel on viimased vabad ajad Pärnusse ja Tartusse ka juulikuus. Et siis võtke ühendust, siis saab tulla. Jaa. Vot nii, ega rohkem ei olegi. Aitäh, Raul, et sa tulid. Väga põnev vestlus oli sinuga. Mul ka oli põnev. Ja sina paned siis need kontaktid asjad sinna. Ma panen kontaktid alla ja siis need Rauli Potentsi ja Särtsu ja... Sa vaata, et sa neid liiga palju seal ei näpi. Oligi. Tekib sul identiteedikriis, kus lähed koju, ei tea, kas lahku minna või kirgelis hakata taga. Ma arvan, et sama aegselt mõlemad. Oota, aga ma mõtlen, kui inimene nüüd need kõik kokku segab. Seda. Jah. Tohu mahud siis. Et ma mõtlen, okei, need on sul teadlikult kokku segatud segud eesmärgiga, aga kui inimene ostabki näiteks mingid saunaõlid. Tegelikult ma iseenesest vahel ma retsepte üldsegi ei järgi, vaid võtan lihtsalt suvalt. Nii. Et minu arust õige nõekunst ongi see, et tunde järgi. Said! Tunde järgi paned kõik kokku ja on saunas maru hea olla. Ja nagu kas või internetis ees igasugused loitse rituaale, eks ju. Et neid ka ei pea järgima 100%, vaid võtta see kui ainult eeskujuks. Sa pead et inimene peab ise enda jaoks asja tööle panema. See põhimõtteliselt ongi siis tänase vestluse nagu see läbiv teema olema, et taotlus määrab kõik. Et kui selle taotlusega nii, et nüüd ma segan omal kokku selle möksi ja selle möksi eesmärk on see, siis ta vahet pole, kas see möks töötab või siis tema nagu usk sellesse töötab, aga ta loob selle võimaluse, et see võiks töötada. Ja tegelikult see on ju ka teistpidi see inimese enda samm muutuse poole. Ta teeb midagi selle jaoks, et toimuks muutus. Ja. Et kui ta läheb randa ja mul on vaja leida kivi, mis aitaks mul üle saada sellest raskusest, mis mul siin tee peal on ja siis üks kivi jääb silma. Ja see ongi, ta usub millessegi ja see aitab. Aga on siis nõiakunst üks suur uskumine? Ma arvan, et suures osas kindlasti. Kui sa sellest üldse ei usu, mis sa teed, siis kuidas ta siis sul taga ikka toimub? Ma arvan, et usk seal juures ei ole tähtis usk, minu arust teadlik tegevus põhimõtteliselt, et inimene teadvustamist seal nii-öelda sees toimub alateaduses. Et kui sa võid uskuda ka alateadus, kus see asi ei toeta, siis on kõik pekkis tegelikult. Ahah, et just kui nagu inimese sisemine olemus, ütleme see alateaduse kohta sisemine olemus, peab toetama seda, mida inimene usub. Just. Kui töötab sul nii-öelda hinges, siis töötab. Kui hinges töötas, aga võid siis loolis mõelda ka. Ja siis see ongi see nõiatööd, mis siis seda hinge või alateadvust paneb teistmoodi mõtlema. Põhimõtteliselt jah. See on päris huvitav nurk. Sest inimene võib arvata ju seda, et mu elu läheb paremaks, aga alateadvus on, ei lähe ta sittagi ja siis ongi nagu selline sisemine konflikt. Ja usk sellel kujul nagu, et kui sa vaata seda, kogu seda meie maailmat ei usu, siis ega sa lihtsalt läbi ei saagi, siis on ka teiste asjadega nagu et need kristallikesi sa võid ju osta, aga kui sa ei usu, et need üldse nagu töötavadki, siis nagu kas sellest on tolku inimesele? Samas ma soovitan näiteks nende õlidega, et kasutada kristallide määrimiseks, panna kristalli tööle või küünade määrimiseks või puudus öeldakse, et küünalise riietamine õliga, tilgaõliga. Päris põnev. No ma ei tea. Teeme pudelit segamini ja igaüks paneb midagi peale, siis vaatame, kellel mis juhtuma hakkab. Mina jätan vahele. Aga olgu, aitäh sulle. Kohtume veel. Kohtume järgmine nädal juba. Ja valgustunud Keit siis lõpetab. Absoluutselt. Vaata, kui hästi ma olen ära valgustunud. Väga kaunis. Tšau! Tšauki! Tšau!